kas mehed ja naised saavad olla sõbrad ilma seksita platooniliselt? Mis sa arvad, Epp? See on nii huvitav. Kui sa mulle helistasid, Taavet, siis ma mõne sõbra, kes küsisid. Ja mina ütlen ausalt, et minu tutvusringkonnas on väga palju meessõpru. Mehi, sest et... Selle kohta mõtleks kohe punane lipp. ja siis ma nagu just eile pikalt ühe sõbraga rääkisin sellel teemal. Ja ta nagu, tegelikult tulebki välja see, et ikkagi väga paljud mehed unistavad. Samamoodi naised võivad ka unistada sellest. Et ma ei mäleta nüüd selle Ameerika näitleja nime, aga tal on oma selline talk show, kus siis samamoodi publiku hulgas tõusis püsti üks naine ja ütles, et temal on küsimus. Et minul on hästi palju sõpru, et tema ikkagi usub sellesse, et mehe ja naise vahel saab sõprus olla. Ja ta ütles nagu nii lahedalt, et sina võid arvata, et see mees on sinuga sõber. Aga see mees tiirutab kogu aeg ümber sinu lootuses, et ühel hetkel sa oled tema käte vahel. See on jah, mina sellesse justkui väga ei usu, muidugi igal reeglil on jälle erandid, nagu me mainisime, aga see sõltub siis sellest, et kuidas defineerida sõprust. Ja kui me defineerime seda sõprust kui täiesti ausat ja avatud suhet, siis vallalise mehe ja vallalise naise vahel ei ole see siuke asi võimalik, sest kui mees tahab seda naist, siis see ei ole justkui aus, kuigi ta võib-olla ei ütle seda iga päev välja. Ja, aga see sõprus võib olla ka niimoodi, et naine on vallaline ja mees on vallaline, neil on omavahel sõprus, nad koos ei ole. Aga mis on sõprus? Kas see sõprus on lihtsalt see, et me olemegi sõbrad, aga sinna kuulub ka intiimsus? Võib-olla nad ongi omavahel kokku leppinud, et nii kaua kui sul ei ole kedagi, nii kaua kui mul ei ole kedagi, nii kaua me jagame teineteisele. Päris elus siuke asi ei toimi. Et selliseid lugusid ja elusid on olemas. No ma usun sind. Jah. Aga jah, see tavaliselt, kui naine ütleb, et ma ei saa, minu jaoks kõlab juba hästi kahtlaselt see, kui mõni naine ütleb, et ma ei saa teiste naistega läbi, mul on hästi palju meest tuttavaid. Minu jaoks on see jutt haram. Huvitav. Sest see juba näitab, kuidas naine on ju suhtleb ja kui ta on harjunud suhtlema nii paljude erinevate meestega ja mina olen mees, mina tunnen mehi, siis ma tean, on ju, mis toimub tegelikult. Et see naine võib, tegelikult ma arvan, et naised ka teavad, et need mehed justkui tahavad neid, aga nad on ära friend zone'i. Ja võib-olla ka nii, aga on ju ka naisi, kes lihtsalt naudivad seda flirti. Et tal ei olegi plaanis selle mehega midagi intiimset. Ja mõtle nende meeste peale siis õudne, kuidas nagu neid ära kasutatakse. Aga kas see on ära kasutamine? Nende tähelepanu ära kasutamine on see küll, jah. Aga ma arvan, et iga mees on nagu üli tänulik, kui ta saab ilusa, kena naise sellise tähelepanu, ta saab komplimendi, tema päev on ka palju rõõmsam ja õnnelikum. Miks me arvame, et see on ära kasutamine? Või ka vastupidi, kui näiteks on mingisugune sümpaatia oma vahel, et mees samamoodi toidab oma tähelepanu ja ilusate selliste ütlemistega, võib-olla ka mingite heategudega. Et ma ei näe, et seal oleks nagu selline ära kasutamine. Pigem peab olema selline lahti räägitud, jällegi, hästi selgelt. Et keegi ei tunneks, et talle tehakse liiga või teda kasutatakse ära. Kui sinu sees mehena on juba see tunne, et mind kasutatakse ära, siis on seal juba midagi valesti. Selle peale on ka alati üks hea ütlus, et eriti rääkides natukene vanemate inimestega, siis sa küsid, ütleme, et see naine, kes ütleb mulle, et mul on hästi palju meest tuttavaid, siis ma küsin ta käest, et kui palju su emal on meessõpru? Tavaliselt on see 0. Et see ei ole lihtsalt, see on nagu mingi uue aja teema, et see ei ole niimoodi toiminud, et ma ei tea, et minu ema on abielus minu isaga ja siis ta lihtsalt ühel pühapäeval läheb välja oma meessõbraga kohvikusse. See on täiesti nagu ennekuulmatu mingisugune mõnikümmend aastat tagasi. Ja seda kindlasti, aga ma arvan, etki need sellised jäigad mingisugused suhtemustrid või üldsegi suhted ongi hästi palju muutunud. Et mina ei kujutaks ette, et
mina piiraksin meest ja ütleksin tead, et näiteks tema mingi vana armastatu või tema vana koolikaaslane või keegi, kellega ta on ühes kursusel kunagi õppinud, et ma keelaksin, vot sina temaga kokku saada ei tohi. Et minu arust suhtes peab olema vabadus ja hästi suur usaldus, et ilma vabaduseta ja usalduseta see suhe ei saa toimida. Ja paratamatult me vajame väljast poolt teist energiat. Näiteks kas või see, et miks naised käivad klubis tantsimas. Paljud mehed ei luba, ütled, mida sa lähed, on ju. Ta läheb, ta tantsib. Teised mehed vaatavad, ta tunneb ennast, ma olen nii ihaldusväärne, teised ka tahavad mind. Ta läheb koju, ta on nii seksuaalselt laetud, et ta võtab oma mehe nii, nagu juba ei ole juhtunud mitu kuud. Sest lapsed, väiksed on kodus olnud, ta on väsinud, ta on kurnatud olnud, aga ta saab selle tähelepanu energialaengu. Ja samamoodi, ega kui naised tulevad klubisse, ega nad ei lähe mehi petma sinna. Lihtsalt juhtub. Ei, ma ei ütleks, et juhtub. Minul ei ole mitte kunagi olnud ühtegi öösuhet ja mitte kunagi ei ole mitte midagi juhtunud. Lihtsalt sellepärast, et midagi nagu juhtuks. Ma nagu kontrollin oma elu. Ja ka meestel on samamoodi, et naised, et usaldaga oma mehi. Nad peavad käima aegalt väljas teiste meestega. Samamoodi. Sellepärast, et meesed koos, see mees energia, mis nad loovad. Samamoodi nad sealt saavad tähelepanu. Las nad flirtivad. See ei tähenda see, et ta läheks selle flirtiva naisega esimesel võimalusel kuskile. Kui sina teda usaldad, siis mees sellest suurest usaldusest ja austusest sinu vastu, ta ei tee neid asju. Aga kui sa teda nagu nii kahtlustad, sa tulid nii vara, hommikul vara alles koju, alles 5:30 jõudsid koju, miks sa kohe peale 3 ei olnud? Ja kui sa nagu pidevalt oma meest, ja, et sa pidevalt niimoodi oma meest töötled, siis ongi mehi, kes ütlevad, aga kui ta nagu nii ütleb mulle, et ma neid asju teen, las ma siis saan juba asja eest. Ühesõnaga jah, jõuame kokkuleppele, et kõik sõltub meeste ja naiste vahelises sõprusest siis sellest, kuidas defineerida sõprust. Ja täpselt, kuidas defineerida sõprust ja kuidas on need piirid oma vahel kokku lepitud. Minul on Tartus üks lapsepõlvesõber, kellega me oleme koos olnud 3. eluaastast saadik. Ta on tõesti, ma olen juba 40 aastat sõbrad olnud. Ja meie vahel ei ole olnud mitte midagi sellist intiimset. Ja see on nii huvitav, kuidas teised ümberringi arvavad, ja siis ma olengi öelnud niimoodi, et aga kuidas teie saate arvata? Nüüd enam ei ole mitte, et ma olen Tartust ära kolinud, aga kui ma Tartus elasin, et saab olla küll sellist väga erilist sõprust, aga neid sõpru saab olla väga vähe. Kas ka tema ütleks seda sama, et mitte kunagi ei ole mitte mingisugust intiimset mõtet peast läbi käinud? Ma ei ole tema käest seda küsinud. Järgmine kord küsi. et see on nagu hästi huvitav, kuidas meie maailm, näiteks mis ühele tundub täiesti normaalne. Näiteks minul on hästi suur ja avar maailm. Ma ei taha, et mind ahistatakse, ma ei taha, et mind kuidagi nagu pannakse puuri ja ma annan ka oma partnerile selle vabaduse. Eesti esu.